Praegu täielikult Põlva vallale kuuluv aktsiaselts Põlva haigla võrgustumine viiakse lõpule järgmisel aastal, kui sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum omandab 51% haigla aktsiatest. Läbirääkimised on sellises seisus, et oleme umbes poole peal. Et kliinikumi esindaja, konkreetselt siis mina, olen arvatud Põlva haigla nõukogu liikmeks juba kevadest, 2 nõukogu koosolekul käinud haigla probleemidesse tasapisi üha rohkem sisse elan. Ja on teada, et riik on eraldanud või eraldamas raha selle investeeringute tegemiseks siis suurusjärgus 800 000 kuni 1 miljon. Kui see eraldatud saab, siis see läbi meie jõuab siis Põlva haiglasse ja ilmselt siis need konkreetsed läbirääkimised, aktsionäride vaheline leping ja aktsiakapitali laiendamise leping ja nii edasi järgmise aasta esimeses pooles saavad tehtud, nii et kuskil suveks võiks olla siis see võrgustumine, mis ei tähenda kuidagi moodi Põlva kõrvale jäämist, et Põlva jääb ju jätkuvalt nõukogus esindatuks ja aktsionäriks saab siis teoks. Tartu Kliinikum soovib saada Põlva haigla enamusosalust ehk siis 51% vähemasti Põlva haigla aktsiatest ja seda me oleme ka aktsepteerinud. Lahendamata on veel ka nüüd see osa, et kui suure summa peaks nüüd siis Tartu Kliinikum nende aktsiate eest maksma, tegemist on ikkagi äriühinguga. Pelisaare kinnitusele soovib vald saada tehingust 1 miljon eurot, mis kulutataks tervishoiuteenuste arendamiseks. Üks osa läheks siis uue tervisekeskuse ehk siis perearstikeskuse rajamiseks ja sellel kaasfinantseerimise katmiseks. Aga teine osa kindlasti läheks siis ka hädatarviliku aparatuuri uuendamiseks. Põlva haiglal on vaja uut röntgeni aparaati ja tervisekeskuse uuendamisel oleks väga nadi, kui nüüd äkki siin Põlvas oleks veel 10 aastat ja rohkem vana röntgeni aparaat, mis on tõepoolest amortiseerunud. Ja me tahaksime, et üks osa läheks siis ka taastusravi osakonna laiendamiseks, sest kui siin saab olema Lõuna-Eesti taastusravikeskus, siis kahtlemata peaks selleks olema ka rohkem ruumi. Mis nüüd lihtsa Põlva maakonna elaniku jaoks muutub sellest, kui kliinikum ostab poole või üle poole Põlva haigla aktsiatest? No, terve inimese jaoks haigla üldse väga korda ei lähe, nii et selles mõttes kõik sõltub sellest, milline tema seos selle tervishoiusüsteemiga on, kas tal on mõnda haigust või muidu terve. Me loodame, et ta annab elanikkonnale või nagu otsa sõnaga öeldakse kogukonnale rohkem sellist kindlustunnet, et selle haiglaga midagi ei juhtu, et kulujutud tema kohesest kinnipanemisest lõppevad nüüd ära. Ja kindlasti mitmedki teenused võiks olla siis paremini kättesaadavad, kui nad võib-olla muidu oleks olnud. Aga ma arvan, et niimoodi päeva pealt mingid suuri muudatusi oodata ei maksa. Et sammhaaval ja lõppkokkuvõttes ikka selle nimel, et parem saaks. Põlva vallavalitsus soovib tehingu üheks tingimuseks seada sünnitusosakonna töö jätkumise, kõigi praeguste teenuste säilitamise ja taastusravi osakonna laiendamise. Me ei ole päris täpselt siin veel kõiki tingimusi kooskõlastanud, aga üks on selge, et Põlva valda huvitab, et Põlva haiglas jätkuks nii kaua kui vähemasti 200 last meil siin aastas sünnib sünnitusosakonna tegevus. Ja teisalt me usume, et Põlva haiglas oleks oluline säilitada kõik olemasolevad osakonnad, vähemalt nende haiglate jaoks, kes ei ole eluohtlikus seisukorras ja et meil oleks siin ka võimalik vähemasti teha niisuguseid korralisi päevaoperatsioone, ehk siis säiliks ka päevakirurgiline teenus. Ja me oleme väga seda meelt, et Põlva haiglas võiks olla senisest ulatuslikum taastusraviteenus, mille taset on ka vägagi kiidetud. Ja me oleme rääkinud ka Tartu Kliinikumiga võimalikust Lõuna-Eesti taastusravikeskuse tulekust Põlva haiglasse.
Kindlasti ööpäevaringne arstiabi saamise võimalus peab haiglas olema, et selleks ta haigla ongi. Sünnitusabi on selline valus ja keeruline teema, et sünnitusi aasta-aastalt vähemaks jääb. Üha lähemale tuleb see kriitiline piir, kust maalt ta enam siin osutada mõistlik ei ole. Oli ju juttu ka sellest, et Põlva on väga tublisti Vene patsiente teenindanud, aga neid jääb üha vähemaks. Venemaa sulgub endasse, Vene rubla ei ole enam see, mis ta varemalt oli. Et selle tulemus on see, et jah, seda tööd jääb vähemaks ja mingil hetkel see kriitiline piir kätte jõuab. Praegu on kindel, et 2017 midagi ei muutu, aga sealt edasi ei julge küll midagi lubada.